Tere, mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark, eetris järjekorras 128 osa kv.ee kinnisvara podcastist ja tänane külaline on Arko Kurtman, kes on Coop Panga juhatuse esimees. Tere, Arko! Tere, tere! Ja töö pealkiri tänasel saatel on kinnisvara finantseerimine 2025 ja 2026 aastal. Proovime heita pilgu veel jooksvasse saatesse ja vaatame, mis siis uuel 2026. aastal toimuma hakkab. Aga ennem kui asja juurde lähme, äkki Arko räägid paari sõnaga, kes sa ise oled ja võib-olla midagi Coop Panga kohta ka põnevat, mida me veel ei tea. Jaa, enda kohta mulle alati ikkagi meeldib seda öelda, et ma olen väiksest kohast nimega Põlva pärit, ehk et olen väikse koha poiss, aga siis elu on toonud loogilist rada pidi Tallinnasse ja tõesti, et sellest sügisest alates siis olen Coop Panga juht. Võib-olla enda tausta kohta ütleks veel nii palju, et terve elu olen olnud finantssektoris ja kahjuks on juba aastaid täna õlgadele nii palju tulnud, et pea 20 aastat siis puhtalt selles pangandussektoris, aga sellise loosungi tasandil mulle endale alati meeldib ka öelda seda, et maasikapõllult pankuriks, et eks siis minu see karjäär maasikapõllult on alguse saanud ja olen lõputult maasikaid pidanud lõputult pikkadel peenartel korjama. Jah, omagi kogemusest tean, et ega maasika korjamine nii magus töö ei ole, kui võib-olla kaugelt paistab, et isegi neid tonnide viisi kuhugi kasti ajanud. Aga lähme siit pigem siis finantseerimise vaate, kinnisvaraturu vaate juurde, aga enne siiski siuke üldisem küsimus. Mis 25 aastal toimus olulist panganduse vaatest, sinu kui pankuri vaatest? Ma selle juurde tulen kohe tagasi, et sul vist enne oli tegelikult, ma ei pannud tähele, sul oli vist ju kahes osas küsimus, et oli nii minu kohta, kui oli siis Coop Panga kohta, et ma siis paar sõna ütleks Coop Panga kohta ka, et minu see panganduskarjäär on olnud siis selline, et mul on olnud võimalus sellised esimesed koolitunnid siis ühes Rootsi pangas saada ja tõesti targemaks ma seal sain, aga seal ma õppisin ka võib-olla seda, mida mitte rakendada või kasutada ja mida mitte teha. Ehk justkui noppisin üles nii head kui ka halba ja eks sellesse aega on jäänud sisse samuti nii head ajad kui halvad ajad, et olen mingis mõttes terve selle nagu pangandustsükli läbi teinud. Siis kui ma sealt Rootsi pangast ära liikusin, siis ma aitasin üles ehitada mitte järgmist, aga siis ühte Eesti panka nimega LHV, et olin seal lausa 8 aastat ja pöörased aastad olid, ülikiires läks ja eks Coopi puhul kõnetaski see, et tekkis selline uus võimalus teha selline värske start ja mida ma võib-olla Coopi kohta tahakski nagu öelda on see, et me oleme Eesti pank, mis on siis mõeldud Eesti inimestele ja Eesti ettevõtjatele ja kuna me oleme veel nii noored ja värsked, siis meil on kogu seda, ma ütleks, väga vana pangandusturgu ja selliste pikkade traditsioonide ja sektorit nagu värske pilguga võimalus vaadata ja kõikide meie siis nende tegevuste keskmes peab olema see klient, et vaatame kõike läbi tema silmad, et kuidas temal oleks, ma ei tea, võimalikult mugav äppi kasutada või mingid muid toredaid innovaatilisi lahendusi saada. Et see on siis Coop Pank, et tahaks Eestisse veel ühte sellist ägedat, kiirelt kasvavat kohalikele inimestele mõeldud panka teha. Nii, aga nüüd võime makrosse sukeldada. Jah, aga selline panganduse vaates selline üldine küsimus, kus võib-olla väga detaili ei lähe, mis panganduse ja panganduse vaates sinu kui pankuri seisukohast midagi olulist toimus 25 aastal? No 25 või siis ka Coop Pangas? Kui me vaatame nagu makropilti, siis võiks, või ütleme nii, et ma isegi ütleks, et vaataks seda fooni, mida kujutatakse makropildist, siis võiks justkui selline mulje jääda, et 2025 mitte midagi ei toimunud. Aga ma ütleks, 2025 oli väga teguderohke aasta, eriti pangandusturul. Tavaliselt sellises pikaajalises horisondis pangalaenud on kasvanud aastas kuskil 4–5%, aga kui me vaatame viimast 12 kuud, on kasvanud nii kodulaenud kui ettevõtte laenud 10%, ehk 2 korda rohkem kui on selline tavapärane normaalne keskmine.
ehk et pankade poolt vaadates võiks küll öelda, et elu on kiirelt käima läinud ja ma ei räägi siin ainult nii-öelda sellest, et ühest pangast teise projekt ära refinantseeritakse, vaid ma räägin sellest reaalsest laenuportfelli jäägi kasvust, et selles suhtes on panganduses väga-väga aktiivne aasta olnud. Ja meil on hea meel tõdeda, et Coop Pangana, kuigi turg kasvas 10%, siis meie oleme suutnud enda ärimahte 20% kasvada. Ja eks meil selline sisemine, selline rusikareegel on, et ikka turust 2-3 korda kiiremini kasvada sooviks. Aga tõmbame nüüd pildi kokku, et sa ütled, et panganduse vaatest oli väga aktiivne aasta, aga tõmbame pildi kokku ja vaatame koduostja finantseerimise vaatest, mis oli 25 aastast, mis mõtte me võiksime kaasa võtta? No, kui ma võrdlen kodulaene versus ärilaenud, siis seal on nagu selline huvitav dünaamika aset leidnud, et kodulaenud on 6 kvartalist kvartalisse, aastast aastasse väga stabiilselt järjepidevalt kasvanud. Et hästi huvitav on see, et isegi kui meil olid siin Covidi aegsed ajad, meil olid siin, ma ei tea, kõrged energiahinnad, Ukraina sõda hakkas, meil olid siin kõrge inflatsioon, kõrged intressimäärad, kõik see tohuvabohu, isegi sellel ajal 6 kodulaenujääk kogu aeg kasvas, et mis näitas seda, et tegelikult sõltumata sellest makropildi meeleolust inimesed kodusid ostsid ja samamoodi nad ostsid kodusid ka 2025. aastal. Ärilaen on oluliselt siksakilisem, et mõni kvartal tehakse rohkem tehinguid ja mõni kvartal tehakse vähem tehinguid. Ja kui sina juba räägid 2025. aastast niimoodi, nagu see oleks kokku võetud, siis ma ütlen niimoodi, et aasta lõpuni meil aega küll. Ja näiteks eelmine aasta ärilaenudes me tegime jõulude ja uusaasta vahepeal nii palju tehinguid veel, et sellest detsembrikuus sai meil rekordkasvukuu, see oli siis 2024 ja sama loodame korrata ka siin sellel aastal. Nüüd, kui me räägime kodulaenude dünaamikast ja vaatame, et mida on ostetud, tegelikult see ühtib ka selle mõttega, kui sina käisid meil külas ja me arutasime, et huvitav on see, et ütleme siis niimoodi, et kuni 4. kvartalini ehk et 3 esimese kvartali jooksul tõesti koduostjad eelistasid päris palju selle täiesti uue valminud korteri asemel sellist 3, 5, võib-olla isegi kuni 7 aastat vana korterit ehk et hästi palju tegime nendega tehinguid ja tundus, et see trend jätkub aasta lõpuni ka. Aga ühelt poolt meie kurvastus, teiselt poolt meie rõõmuks, et kui me vaatame neid arendusprojekte, mis me oleme finantseerinud, et nüüd neid uusarenduse laenutagastusi ehk ostmistehinguid on tegelikult 4. kvartalisse ka väga palju tulnud. Ma seda veel ei oska üldistada kogu turule, et meenutan lihtsalt, et meie selline turuosa on kuskil 7% Eesti pangandusturul, aga jah, meil küll vähemalt need arendusprojektid, mis me oleme teinud, et need 4. kvartalis väga palju on endale ostjad leidnud, et mingi selline, ütleks isegi nagu täiesti tuntav elavnemine on ka nende tuituute korterite ostmiste puhul on. Enne kui siit edasi liigume, et ma igaks juhuks kuulajale mainin ära, et me 19. detsembril saadet salvestame, et tõepoolest, et kogu aasta veel kokku pole veel võetud ja kuulajateni jõuab saade rahulikul esimesel jõulupühal, et kui kõht on täis, et siis saate diivanil vedeledes natuke meie juttu kuulata. Aga okei, et elamispindade koduostjate finantseerimisest rääkisime ja sa rääkisid nüüd elamispindade arendajate finantseerimisest, et kuidas oli arendajate huvi Coopist laenu võtta 25. aastal, sest kui ma siin niimoodi hästi kitsalt Tallinna fookuses vaatan või tegelikult ka Harjumaa fookuses vaatan, siis uusi arendusprojekte tuleb nagu pidevalt juurde nagu seeni peale vihma ja soe vihmasadu ei taha nagu lakatagi. Huvi oli suur ja ütlen, et nii sellel kui ka varasemate aastatel oleme hea meelega elukondlikke arendusprojekte finantseerinud ja päris hoogsalt teinud, et eks alati seal ongi niimoodi, et
selleks, et me saaksime uusi projekte peale teha, peavad vanad alt ära müüma ja kui meil korraks nagu tunduski, et natukene juba hakkas nii-öelda seda laojääki meil tekkima või ütleme nii, et objektid hakkasid valmis saama ja justkui müügitehinguid ei tulnud nii palju peale, siis ma ütlen, 4. kvartal tegelikult see muutus päris tugevalt toimus ja ma isegi ütleks, et 4. kvartalis siis novembrikuus ja siin detsembri alguses, et tundub, et mingis mõttes see vana hea reegel, et jõuludeks tahetakse uude koju saada, et see on siin võib-olla sellele sellise aastasisesele sesoonsusele hoogu juurde andnud, et hea meelega oleme teinud ja muidugi seal on hästi oluline ikkagi see, et kuhu ja mida sa teed, et ma ütleksin ka nii, et ka nendel raskematel aegadel siin päeva lõpuks ikkagi ei saa nagu üldistades öelda seda, et nüüd müüsid kallid ja nüüd müüsid odavad objektid, aga sul lihtsalt peab see kombinatsioon klappima, eks ole, et õiges asukohas õige toode ja kui need komponenti on omavahel nagu kokku saanud, siis on need korterid ka ikkagi suhteliselt hästi müünud. Okei, korteri arendaja on laenu saanud ja näed, maksab isegi tagasi, aga kas mõne büroo arendamiseks ka laenu andsite 2025. aastal? Kusjuures andsime, aga seal on muidugi tänapäeval väga selge ja konkreetne reegel, et spekulatiivset pinda sa ei finantseeri. Et sul väga selgelt peavad olema rentnikud näha ja mitte nii, et sul on, ma ei tea, 10% või 20% pinnast kaetud, vaid et võiks ikkagi 60-70% olla kaetud. Et ärikinnisvara turul ma ikkagi ütleks, et on suhteliselt nagu raske seis. Üllatavalt palju, ma ütleks, et tuleb uut pinda peale, mis tähendab, et väga selgelt surve all on vanemad büroopinnad nii vakantsuse kui rendihinna mõttes, et ja isegi ka uute valminud büroopindade puhul ikkagi ju ega ma ütleks, et vakantsusega heas seisus ei ole, et kui täna ikkagi keegi leiab vähegi tugeva rentniku endale, siis see on ikkagi töövõit, et midagi lihtsalt sellel turul praegu ei ole. No, aga elamispindade üüriinvesteeringud, kui ma küsiks sinult, et kas te olete valmis üüriinvestoreid finantseerima, sa kindlasti ütled jah, et sõltub eks seal laenukoormusest ja nii edasi, aga kas te päriselt ka andsite üüriinvestoritele, kes ostaks korteri ja üüriks välja laenu 2025. aastal? Ja ka nende, ma ütlen, laenude LTV on madal, et sa lihtsalt see tavapärase omafinantseeringu määraga sul lihtsalt rahavooliselt ei jookse need elukondlikud üüriprojektid välja. Ja mis siin salata, et ega ma ju isegi paar aastat tagasi soetasin paar korterit ja täna rahulikult igakuisest üürist jääb puudu ja selleks, et laenumakset tasuda, siis tuleb lihtsalt juurde maksta, et selline päris kulukas hobi on sellest tekkinud. Aga loodame, et kunagi see väärtus kasvab ja ikkagi saame kõik rikkaks. No kus ta pääseb? Pöörame nüüd 25. aasta pealt siis nii-öelda selja taha vaatest, pöörame pilgu ettepoole ja mõtleme, mis 26 aasta võiks meile midagi uut ja põnevat tuua. Ma küsiks nüüd niimoodi, et sa küll ütlesid, et ennem, et laenuturg oli aktiivne. Ma küsiks, et kas 26. aastal selline agressiivne laenu andmine ja laenujäägi kasv jätkub? Ma ise nagu nii kiiret laenumahu kasvu ei julge prognoosida, aga isegi kui ta jääb siis sinna 5 või 10% vahele, et siis see on ikkagi meie mõttes väga jõuline kasv ja päeva lõpuks ta ikkagi sõltub meie makromajandusest ja kuidas see ja mis hooga käima läheb. Et minu meelest, kui me räägime makromajandusest, siis meil on täna nagu väga selgelt selline polariseerunud nägemus nii viimase 5 aasta kui järgneva 5 aasta suhtes, et ühed ütlevad, et kõik on nagu halvem kui kunagi varem ja me oleme täiesti tupikusse jooksnud ja teised ütlevad, et tegelikult ei ole häda midagi, et võime rahulikult edasi sõita. Ja ma ise olen nagu enda jaoks selle numbriliselt lahti tõlgendan niimoodi, et kui me vaatame majanduskasvu protsendina,
ehk et SKT kasvu, siis tõesti viimasel 5 aastal on meil 4 aastal SKT olnud negatiivne protsendina. Aga kui me vaatame absoluutnumbrina, siis ikkagi see Eesti majandusruum iga aasta on kasvanud. Et ma just vaatasin nagu natukene pikemat ajajoont ka. 2015. aastal oli meie majandusruumi suurus 20 miljardit ja sellel aastal on 40 miljardit. Et me oleme 10 aastaga kahekordistanud selle enda majandusruumi suuruse ja sellest vaatevinklist lähtuvalt ma ütleks, et meil on asjad nagu väga hästi. Ja praegu pigem ikkagi tuleb rohkem neid positiivseid noote, et juba sellel aastal me oleme näinud ekspordi kasvu, mis on nagu hästi oluline, eks ole, Eesti majandusele ja nii edasi, et mina julgen küll nagu sellest punktist edasi siin ikkagi nagu positiivsemalt 2026. aastat ennustada, kui oli 2025. Ja panganduses, ma ütlen ausalt, ma olen seda igal pool mujal ka rääkinud, läks elu käima juba 24. aasta kevadest. Ehk et see sama pipeline, see projektide hulk, mis meile lauale tuli, see hüppeliselt kasvas. Ja sellel aastal ta on jäänud sinna sarnasele tasemele pidama, aga ta on ikkagi selline 2 korda suurem, kui ta on olnud, ma ei tea, võib-olla näiteks 3 varasemal aastal. Aga kuna need projektid kõik saavad finantseerimise otsuse ja kas nad siis reaalselt tööle läheb, et selleks kõigeks on natukene veel aega vaja. Ja kuna nad veel hakkavad siis majandusele efekti andma. Sa viisid nüüd jutu Coop Panga peale, aga kui vaataks nüüd kogu turgu korraks ja mõtleks, et kui 5–10% kasvavad laenumahud, mõtleme laenujäägi peale, siis Eesti Pank on ju tegelikult 2025. aastal 2 korda juhtinud tähelepanu sellele, et nii eraisikulaenude jääk kasvab kiiremini kui sisemajanduse kogutoodang ja siin me räägime nominaalkasvudest mõlemal puhul ja on viidanud ka sellele, et ärikinnisvara laenude maht on väga suur, et Eesti Pank on rääkinud siis kogu panganduse süsteemist, mitte näpuga ühegi konkreetse panga peale viidates. Mis sa siin kommenteerid, et kas siis on kuskil liiga suured riskid või mis värk on? Täna ma ütleks, et liiga suuri riske selle nurga alt ei ole, et kui ma vaatan niimoodi, et mis on eraisikute laenu mahu suhe eraisikute hoiustesse, siis alates 2022. aastast, muideks see oli siis COVID aasta, siis sellest aastast alates on eraisikutel alati olnud hoiuseid rohkem, kui neil on olnud laenu. Kui me läheme pikemalt ajaloost tagasi, 2008-2009, siis oli nii, et hoiust eraisikutel oli poole vähem, kui oli seda outstandingut või väljas olevat laenujääki. Et mingis mõttes see olukord on pöördunud ja Eesti inimestel pole ajaloos ka kunagi varem nii palju raha olnud, kui neil täna on, et suurusjärgus 17,5 miljardit ja laenumahtu sinna vastu on umbes 15,3 miljardit. Et sellised mõnusad käärid puhvi mõttes, positiivses mõttes on tekkinud. Kui ma vaatan nüüd ettevõtjaid, siis natukene on vastupidine lugu, et täpselt sellest 2020. aastast alates on niimoodi, et hoiuse jääk on vaikselt külgsuunas liikunud ja praegu ta on loodetavasti mingi põhja saavutanud ja laenumaht ettevõtjatel on täpselt samal ajal kasvanud, et seal on nagu siis nii-öelda teistpidi käärid tekkinud. Et mis siit saaks nagu järeldada on see, et need rasked aastad ikkagi ettevõtjaid on nagu räsinud ja ettevõtjad on pidanud nii sääste kui enda puhvreid kasutusele võtma selleks, et hakkama saada. Aga ma tõesti loodan, et ka nüüd ettevõtjate puhul, et kui ma ei tea, siin eksport on jälle meil kasvama läinud ja ikkagi see majanduselu läheb järjest rohkem käima, et siis me jõuame ka punkti, kus ettevõtjad hakkavad järjest rohkem ka sääste akumuleerima. Olga, eks, et laenujäägid kasvavad, aga et laenujäägi juures lisaks sellele, et kui palju ta selline suhteline laenukoormus on oluline ka see, et kui palju on laenukoormuse hind. Ja kui ma täna siin 19. detsembril vaatasin Euribori, siis jätame sajandikud ja tuhandikud, kus see ja teine, et oli 2,1%, ta vahepeal oli ka 2,2 meil siin detsembrikuus. Ja Euribor
kui mina vaatan kuu keskmisena, siis novembri kuu keskmine on meil lõplikuna olemas ja november oli 5. järjestikune kuu, kus Euribor kasvas. Kasvas küll, eks ime vähe, juuksekarva võrra, aga siiski. Vaatame siin tuleviku suunas, kuhu 2026. aastal sinu hinnangul Euribor läheb, et kontekstiks veel ka see, et Euroopa Keskpank siin jättis hetkel intressimäärad paika 18. detsembril. Et mis on sinu vaade Euriborile 2026. aastal? No 2026. aastaks tundub, et ta liigub külgsuunas. Et praegu ei ole näha küll ette seda, et ta võiks langeda, pigem kergelt kasvada ja kui me räägime kergest kasvust, siis 0,1–0,2%. Et tõesti, ma olen ise neid graafikuid ka näinud, et kodulaenude puhul intressimäära põhi oli siis selle aasta juuni ja juulis. Täpselt samas juulikuus oli ka ettevõtjate laenupõhi ja kui kodulaenud keskeltläbi on praegu tõesti seal 0,1–0,2% läinud siis laenuvõtja jaoks kallimaks, siis ettevõtete laenud sellest samast selle aasta põhjast alates on juba 0,8% läinud kallimaks, et täna keskmine ettevõtja laenuintress on ju 5% ja kodulaenuvõtjal on 3,1, eks ole. Et sellised liikumised on olnud ja kui nüüd vaadata ka nagu seda makropilti, siis viimased 2 aastat hästi palju sõltus meie elu ju sellest keskpanga käitumisest, et lisaks sellele, et ta intressimäära push'is üles, et ta tegelikult korjas ka samal ajal meil turult ju raha ära, ehk et ta pitsitas meid nii-öelda 2 otsast, aga tänaseks on ikkagi see keskpanga käitumine, et kui seda mingi sõnaga peaks nagu kirjeldama, siis ma ütleks, et see on neutraalne. Ehk täna nad ei anna majandusele hoogu juurde, aga nad ei pidurda ka. Ja see põhjus on väga lihtne, et erinevalt Eestist on euroalal üldiselt on inflatsioon siis saadud ju kontrolli alla ehk et selle 2% juurde, mida me siin 2 või 3 aastat taga ajasime. Kas see 26 aasta peale ette mõeldes võiks mõelda, et siis Eesti Panga andmetel kuhugi 1,5% peale tulnud eluasemelaenude keskmine riskimarginaal tuleb äkki allapoole ja annab seeläbi koduostjatele jõudu juurde? Sest konkurents ometi on ju pankade vahel väga tugev. Konkurents on tugev ja eks sellest tulenevalt tõesti need riskimarginaalid ka mõjutatud on, aga ma arvan, et ühte ei saa nagu vaadata teiseta. Ehk et mina ikkagi vaatan kogu aeg seda kogu intressikulu, mis on ükskõik kas kodulaenuvõtjal või ettevõtjal. Ja seal ikkagi kipub olema nagu selline loogika, et kui Euribor kiirelt tõuseb, siis see pankade riskimarginaal läheb kokku, sest mingist tasemest alates lihtsalt see finantseerimiskulu ei ole enam ei eraisikule ega ettevõtjale mõistlik, eks ole. Ja kui Euribor langeb, siis mingis mõttes see riskimarginaal jälle läheb kõrgemaks. Ehk et selline võib-olla rusikareegel, et iga ettevõtja peaks saama hakkama, kui tema intressimäär on 5% ja ma ütlen, et iga kodulaenuvõtja peaks saama hakkama, kui ta laenuintress on, eks ole, 3%. Ma tean, vahepeal meil oli siin rahvussport, kus saunalaval räägiti sellest, kui madal kellelgi kodulaenuintress on. Ja eks meil oli ka hea sellest rääkida olukorras, kus 2015 kuni 2022 meil oli Euribor oli ju negatiivne. Ja kes siis rääkis nullist ja kes siis rääkis lausa, et temal on nüüd negatiivne, et oligi selline anomaalne hetk ajaloos. Mitte miski ei näita, et selline aeg võiks siin lähema 5, võib-olla isegi lähema 10 aasta jooksul tagasi tulla. Et pigem mul on nagu laenuvõtjale selles valguses nagu halb uudis ja ma julgen ka selle välja öelda, et odava laenuaeg on läbi. Et selle kuluga, mis täna on, võiks mõneks ajaks arvestada. Eks ma isegi heldimuse pisar silmis meenutan aega, kus ma pangale maksin oma eluasemelaenust ainult põhiosa tagasi ja intressi ei küsitudki.
Okei, et sellega tuleks arvestada, et vaatasime, eks koduostja, kodulaenu võtja vaatest ja ärilaenude osas sa siin juba ütlesid, riskimarginaalid on juba 25. aasta jooksul ülespoole läinud. Kas 26. aastal ärilaenude riskimarginaalid kuidagi stabiliseeruvad või mis dünaamikat sealt võiks oodata? Ma ise arvan, et nad suures pildis jäävad ikkagi sellistele tasemetele nüüd mõneks ajaks pidama. Et ma ei näe, et nad peaksid jõuliselt tõusma ja ma ei näe, et nad peaks ka nagu järjselt langema. Et ma ütlen, et praegu, kui see kodulaenu keskmine on 3 ümber ja ettevõtja keskmine intressimäär on seal 5 ümber, et see on selline keskkond, kus pangad peaksid saama hakkama, see on selline keskkond, kus ettevõtjad peaksid hakkama saama ja see on selline keskkond, kus kodulaenu võtja peaks hakkama saama. Et kui meil siin vahepeal need intressimäärad jooksid risti-rästi, eks ole, et siis nüüd ma arvan tõesti, et on mingi stabiliseerumine toimunud ja oleks hea, kui see stabiilsus nüüd mõnda aega püsiks, sest kui siin jälle üks näitaja hakkab teistest eest ära jooksma, siis see elu läheb jälle uuesti kõik pea peale ja hakkab see trall uuesti, et ei tahaks mõneks ajaks nüüd sellist stabiilsuse ja rahuaega, et selle üle oleks küll hea meel. Rahuaega igal juhul, et igaks juhuks ma täpsustan, eks, et võib-olla kui sa ütled, et 3% on kodulaenuvõtja intressimäär, siis sa võib-olla mõtled uue laenuvõtja, kes ostab mingit uut ja head ja ilusat asja, et Eesti Panga andmetel keskmine peaks olema 3,7. Sa räägid uue vara ostjast, heast kliendist, eks, madalam ots. See on siis 25. aastal väljastatud laenude keskmine. Arendajate finantseerimine, et kui arendajaid vaadata praegu siin küsimuses laialt, et kas elamispindade arendajad, büroopindade arendajad, kaubanduse arendajad, kõik sellised toredad sektorid, et mis 26. aastal siin võiks toimuda? No kui me räägime arendustest ja üldse kinnisvarasektoritest, siis kummaline öelda, aga kuna see kasv on 25. aastal olnud nii järsk, siis päris palju sellest, millise hooga meil kinnisvaraturg edasi areneb, sõltub ka sellest, kui palju on pankadel kinnisvarale andmise limiiti. Ehk et jälle see sektori limiit, ma arvan, et ühed kui teised majad siin teatud piire kompavad ja me teame, et mõned suuremad pankad teatud laadi kinnisvaraarendusi üldse ei finantseeri, et siis see ongi nagu siin pigem kohalike pankade kanda, et siis on hästi oluline, et mis need limiidid teevad, et lihtsalt võib-olla ka tausta teadmiseks, et kõikidel pankadel on kehtestatud sektoripõhised limiidid, et lihtsalt portfellil tekiks selline riski mõttes mõnus hea ajutatus. Et hästi palju sellest hoost siis sõltub, kuidas need limiidid käituvad või kui palju siis tegelikult suudetakse ka siis muud äri täiendavalt finantseerida. Et 2025 selgelt ma ütleks, et suurem osa uutest väljastatud laenudest on olnud kinnisvaraga seotud nii äri kui elukondlikuga, aga 2026 siis peab muu sektori järgi tulema, aga kuna me seda elamnemist juba tunnetame, siis ma arvan, et need asjad liiguvad normaalses rütmis. Lähen nüüd kodulaenude juurde korraks tagasi. 24 aastal hakkas käima meil, ma ütleks, refinantseerimise mäng, ehk siis ühest pangast teise eluasemelaenu tõstmine, mis pärast, eks ikkagi soodsama hinna, soodsama intressimäära pärast. Kas 26. aastal selline refinantseerimise olulisus jääb alles või mis dünaamikat sa siin ootad? No kõigepealt ma arvan, et see refinantseerimise buum on mingis mõttes rahunenud. Et sellest ma tahtsin öelda, et sellest ei võitnud mitte keegi, aga sellest ei võitnud mitte ükski pank, aga tõesti kohati inimesed ikkagi said endale parema lahenduse. Võib-olla kui sa paned jälle sinna need notari ja muud ümberkolimise kulud otsa, siis kas efekt oli nii suur või mitte, aga vähemalt enda südamerahuks said öelda, et 0, mingisugune protsent oli number erinev, et ma tegelikult sellist refinantseerimise buumi ei näe. Selge muidugi see, et kõik pangad järgmine aasta kasvada soovivad,
aga ma arvan, et kui tehinguid tehakse sellises heas tempos, nagu neid praegu tehakse, et siis seda kasvuruumi ikkagi suures pildis jätkub kõigile ja otseselt ei pea väga jõuliselt hakkama nagu ühest majast teise kliente sikutama hakkama, et ka siin ma loodan, et läheb teatud normaalses rütmis see elu edasi. Arko, me oleme nüüd mingisse vahefinišisse jõudnud, et olulised teemad said justkui läbi käidud, aga ma siin niimoodi peaaegu lõpetuseks küsiksin sinu kui pankuri sellist üldist vaadet 2026. aasta kinnisvaraturule, elamispindade turule, et mis pilguga sina siis oma majast vaatad, mis 2026 aastal kinnisvaraturg toob, kus sa näed positiivset, kus negatiivset, kus riske, kus võimalusi? No nagu ma ütlesin, et üks pidurdavaid faktoreid saab olla see, kui pankade laenuportfellid peaks liiga kiirelt kasvama ja muud sektorid ei tule järgi, aga ma otseselt seda stsenaariumit nüüd, kui ma siia peaks mingi nagu tõenäosuse juurde panema, et siis ma ei ütle, et see on faktor, mis meil kinnisvarasektorit ikkagi sisuliselt pidurdama järgmine aasta hakkab. Ärikinnisvara puhul ma ütlen, et kuna seda pakkumist on, siis on see sama vakantsus, et ma arvan, teatud vakantsused püsivad, kindlasti on raskem vanematel hoonetel. Kui ma räägin elukondlikust kinnisvarast, siis ma arvan, et kuna täna on pakkumist on piisavalt ja kuna pakkumist tuleb ka järgmisel aastal meeldivalt peale, siis seal ma ka mingisugust nagu hinnahüppelist kasvu ei näe, et pigem ma ei tea, ma protsenti ei julge öelda, et see on tänamatu töö, aga kindlasti see on nagu ühekohaline number, kui see muutub. Ja pigem see isegi, kui me vaatame jälle keskmist numbrist, millest päris paljud inimesed lasevad ennast mõjutada, siis pigem seal võib hakata mängima see, et palju meil uue ja vana nagu korterite see tükkide struktuur, eks ole, kuidas, mis proportsiooniga on, et ma pigem arvan jah, et need asjad liiguvad siin külgsuunas, ma ise tõesti olen nagu seda meelt, et see majandus läheb käima ja elavneb ja see kõik annaks nagu sellist kuidagi investeerimisjulgust ja ka muud julgust nagu juurde inimestele ja vaikselt aga kindlalt see elu nagu läheks ikkagi käima, aga ma ei näe siin mingisugust, et me nüüd järgmine aasta kasvaks majandus 10% ja mingid hinnad 25%, et sellist asja absoluutselt ei näe, et sükene külgsuunas läheb meil see elu praegu. No külgsuunas ikka natuke positiivsemaks. Kõik natukene positiivsemaks, jah. Et kõik natukene positiivsemaks ja kui ma vaatan nüüd neid Eesti Panga prognoose, et mõned ütlevad, et need on kohati kõige pessimistlikumad ja teiselt poolt kõige optimistlikumad, aga siis ikkagi sügisel nad julgesid ju enda järgmise ja ülejärgmise aasta majanduskasvu prognoosi ka tõsta, et kui neil varasemalt oli ju 2%, siis nüüd on nii 26. kui 27. aastaks prognoositud üle 3% majanduskasvu. Loodame jah, et asjad lähevad positiivses suunas ja sellega võtakski saate kokku, aga enne ikkagi üks asi veel, Arko, et ma saate lõpus küsin alati külalistelt mõne mõtte või soovitus nii kitsalt või laialt, kui sa ise heaks arvad, mis nad võiksid kas meie saatest või üldisemalt kaasa võtta. Mis sõnad sa annaksid siin kaunil rahulikul jõuluajal saate kuulajatele, vaatajatele kaasa? Sa mõtled nüüd eraeluliselt, majanduses? No eks sa võid võtta seda nii kitsalt või laialt, et pigem kinnisvaraturu osalistele ikkagi pankuri soovitused kinnisvaraturu osalistele. No mida mina olen nagu aastate jooksul õppinud on see, et elu läheb kogu aeg edasi, sõltumata sellest, et kas meil on rasked aastad ja nendes rasketes aastates tihti kiputakse nagu niimoodi ju mõtlema, et nüüd saabki nii olema ja tõesti, et mingisugune maailm leiab lõpu, aga tegelikult on ikkagi nii, et meil see elu on tsükliline ja mulle tundub, et nüüd vaadates seda viimast 5 aastat, et me oleme ikkagi need nagu negatiivsed sündmused üle elanud ja ma ütleks küll, et kõik need ettevõtjad, kes on siit nagu läbi tuld, et punkt 1 hästi tehtud ja punkt 2 on see,
et ega siis, kui te siit tõesti olete läbi tulnud, ega teid siis miski ei murra, et tuleb lihtsalt see positiivne meel ja teotahe leida ja nagu ma ütlen, et kui sa teed nagu õigesse kohta õiget asja, siis küll see müüb. Võib-olla need ajad, kus sa müüsid kõik enda kinnisvaraobjektid paberi peal maha koheselt, et noh, neid aegu võib-olla mõneks ajaks ei ole, et sa peadki arvestama pikema müügiperioodiga ja vahel inimene reaalselt tahabki ikkagi katsuda seda kinnisvara, mida ta ostab, see on ju ikkagi nii suur investeering inimeste jaoks, et noh, mõne jaoks ongi elu kõige suurem investeering, et võib-olla see ongi normaalsus, millega tuleks häirida. Aga kindlasti positiivset meelt 2026. aastaks tahaks soovida. Ma arvan, väga head mõtted ja tõmbamegi siin nende mõtetega joone saatele alla. 128. osa kv.ee kinnisvara podcastist oli eetris. Tänane külaline oli Arko Kurtman, Coop Panga juhatuse esimees. Rääkisime pankuri vaatest kinnisvaraturule. Mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark ja head kuulajad-vaatajad, kui teil on mõtteid, keda võiks saatesse kutsuda kinnisvara teemadel rääkima, andke siis teada. Andke teada kas meiliaadressil klienditugi@kv.ee või andke mulle otse teada, minu kontaktid on leitavad. Ja eks siis äkki vaatame, äkki tulebki neid teemasid ka saatesse. Ja ega midagi, soovin siis head jõuluaja jätku, soovin head saabuvat uut aastat ja loodame, et meie positiivsed prognoosid uue aasta osas lähevad ellu. Ega midagi, järgmiste kohtumisteni. Jõudu kõigile!